Discgolfi kui spordiala jätkusuutlikkuse mõttes on juuniorsportlased vaata et kõige olulisemad üldse. Ja parim juuniorsportlane 2025, temaga suhtleme me siinsamas tärkavas piirkonnas Noblessneris, nii nagu juuniorsportlased on meie tärkav võluvõti maailmatasemel mõõdu võtmiseks. Ja kogu diskikommuun on oma hääle andnud ja selgunud on 2025 aasta parim juuniorsportlane discgolfis. Tegemist on Uku Gregor Ranelsiga. Palju õnne sulle, Uku! Aitäh! Siin on sulle miskit uhkesse kohta panemiseks ja ma pean küsima kohe, mis tunne on? Täiesti ebanormaalne tunne oli, kui ma sain esmaspäeval teada, et mind valiti aasta juuniorsportlaseks. Et ütlesin kohe isale ka, isa ütles, et yes, need ongi mõlemad randased said kätte nendele. Tehtud vere, jah? Jep. Väga, mis oled sa selleks hooajaks seadnud mingid eesmärke kandnud? Ma otseselt suuri eesmärke endale ei sea. Mul on mõned võistlused ette pandud, mis plaanid on, aga pigem lihtsalt tegeleda rohkem ainult discgolfiga. Mis selline auhind sulle üldse tähendab? See tähendab väga palju, see tähendab mulle, et ma olen midagi õigesti teinud, et ikkagi mingi hetk on nagu kätte jõudnud, ma ei oska, kuidas ma ütlen seda, aga et jah, et ma olen midagi teinud õigesti. Ja siit saab ainult edaseks ole minna, tundub, et perest teil nagu discgolf voolab veres. Nii et ma arvan, et siit tulevad ainult suuremad eesmärgid, suuremad saavutused. Ma soovin sulle veel kord palju õnne. Sulle aitäh. Ja näeme rajal. Näeme rajal. Mäletad sa ka, millal sa esimest korda kätte võtsid? Jaa, see oli 2017 äkki ja läksime, ma täpselt rada ei mäleta, aga alguses ikkagi mängisime, Kiius hakkas vaikselt siis rada valmima juba ja käisime isaga mängimas. Isa oli juba paar korda varem käinud. Aga kas võib öelda, et suurim mõjutaja oli paps siis alguses või? Jaa, ikka. Vedas igale poole mind. Ja kuidas nüüd on, kui suur see konkurents teie kahe vahel siis on? See on ikka, kogu aeg on selline nagu võitlus käib kahe vahel, et iga mäng on nagu panen proovilistest. Aga kuidas sina tunned sinu jaakaaslaste seas, kuivõrd popp on disk praegu? Kui ma nüüd vaatan seda kodukohta, ma olen tähele pannud, et meil on seal kooli juures ka, samas on rada ja väga järsku on hakanud väga paljud minu arust mängima diski. Et mul tunne, et see potentsiaali on kõvasti. Aga mis see on võib-olla, kui ma ei tea, oletame, et mõni 10-aastane, mõni 14-aastane mõtleb selle peale, mis see on, mis sind näiteks drive'ib, et üldse discgolfi mängida ja mis see võiks teistele noortele olla, see mingi paar sõna, et miks ta üldse võiks diski mängida? Minu arust see on nii mõnus, et saad lihtsalt jalutada õues ja tegeleda nagu discgolf, ma ei tea, minule klikkis see nii hästi lihtsalt, et see on neil on vaja seda esimest hetke, kus tuleb midagi hästi välja ja siis hakkab kohe meeldima tegelikult nii lihtsalt ja hakkab nagu discgolf sobib hästi. Väga hea ja mis sa ise arvad, ütleme, sinu karjäär 5 aasta jooksul, kas on nagu ainult discgolf või sa vaatad kõrvalt muid spordialasid ka? Praegu on mul korvpall, ma lõpetan selle nüüd muidugi kevadel ära, sest et tiim läheb laiali ja et see lõpeb ära ja otsustasin, et panen oma panuse nagu ainult discgolfi peale ja Väga hea, nii et suured ootused on meil, ma tean, et siit ilmselt tuleb palju, nii et ma soovin ainult edu sulle.